0. Ma võtsin omaks islami usu kaotamata. Usku Jeesusesse Kristusesse, rahu olgu temaga ega ühessegi kõigeväelise Jumala prohveteist. Ütle, te raamatu inimesed. Tulgem ühtse sõna juurde meie ja teie vahel, et me ei teeni kedagi peale Jumala ega sea temale kedagi võrdseks. Koraan 3:64. Koostanud Muhammad al-Sayyed Muhammad. 1. Raamatust Miks uskuda islami prohvetisse, Muhammadisse. Rahu olgu temaga. From the book, We believe in the prophet of Islam, Muhammad peatse. Be upon him. Lähtudes pealkirjast, mida käsitleme, ma võtsin omaks islami usu kaotamata usku Jeesusesse Kristusesse, rahu olgu temaga, ega ühessegi kõigeväelise Jumala prohveteist. Tekib küsimus. Miks on islam kasu ja võit? Ja kuidas ma ei kaota usku Jeesusesse, rahu olgu temaga, ega ühtegi prohvetisse? Kõigepealt on oluline vabaneda isiklikest ihalustest ja eelarvamustest, et läheneda küsimusele ratsionaalse ja loogilise mõtlemisega, järgides seda, milles terved meeled on ühel meelel. Kasutades Jumala, Allahi, antud mõistust, eriti kui tegu on usuga loojasse, kõrgemasse ja majesteetlikku. See on usk, mille eest igaüks oma issanda ees vastutab. See nõuab suutlikkust eristada tõde valest ning valida õigesti vastavalt inimese loomupärasele soovile järgida kõige tõelisemat usku, mis sobib Jumala suurusega. Inimene tunneb, et islam on tema jaoks kasu ja võit, kui ta mõistab selle tõelisust ja näeb tõendeid, mis kinnitavad islami prohveti Muhammadi, rahu olgu temaga, sõnumi ehtsust. Siis kiidab ta Jumalat selle eest, et teda juhatati islami õnnistuseni. Pärast seda, kui talle anti võime seda ära tunda ja uskuda tema prohvetisse. Lühidalt mõningatest neist tõenditest ja märkidest. Esiteks, prohvet Muhammad, rahu olgu temaga, oli juba noorpõlvest alates tuntud oma rahva seas oma silmapaistva moraali poolest. Need omadused näitavad selgelt, kui tark oli Jumal, kui ta valis tema prohvetiks. Kõige tähtsamad neist omadustest olid tõesus ja usaldusväärsus. On mõeldamatu, et mees, kes oli tuntud nende vooruste poolest ja kellele anti nende tõttu hüüdnimed, oleks järsku loobunud tõest ja hakanud valetama oma rahvale, rääkimata sellest, et ta valetaks Jumalale, väites end olevat tema prohveti ja sõnumitooja. 2. Teiseks, tema kutse, rahu olgu temaga, on kooskõlas puhta loomuse ja terve mõistusega. See hõlmab järgmist. Kutse uskuda Jumala olemasolusse, tema ainsusesse, jumalikkuses, tema majesteetlikkusesse ja lõpmatusse väesse. Kutse mitte pöörduda palves ega teenimises kellegi teise poole peale Jumala, olgu selleks inimesed, kivid, loomad või puud. Kutse mitte karta ega loota mitte kellelegi peale tema. Sest kui inimene mõtleb, kes lõi mind ja tõi esile kõik need loodud asjad, siis loogiline vastus on see, kes lõi ja tõi esile kõik need loodud asjad, peab olema kahtlemata võimas ja vägev. Jumal, kes on võimeline looma ja esile tooma olematusest. Sest on mõistusevastane, et miski tooks olematusest välja midagi. Ja kui inimene küsib, kes lõi selle Jumala, kes lõi kõik, ning oletame, et vastus oleks, kahtlemata peab olema mingi teine Jumal, kes on vägev ja suur, siis oleks inimene sunnitud seda küsimust lõputult kordama ja andma sama vastuse. Seega loogiline ja ainumõeldav vastus on, sellele looja Jumalale ei ole loojat ega esiletoojat. Temal üksi on absoluutne vägi luua ja tuua asju olematusest esile. Seega just tema on tõeline Jumal, üks ainulaadne, ainus, kes väärib teenimist. Veelgi enam, Jumal, Allah, ei sobi elama loodud inimkehasse, kes magab, urineerib ja roojab. Sama kehtib ka loomade, nagu lehmade jemes, kohta, eriti arvestades, et kõigi nende lõpp on surm ja lagunemine haisevaks laibaks. Palume tutvuda raamatutega. Rahulik dialoog hindu ja moslemi vahel. A kui et dialoogu between a hindu and a muslim.
Kutse hoiduda Jumala kujutamisest kujude või muude vormidena, sest ta on palju ülevam kui ükski kujutis, mida inimesed suudaksid oma fantaasia või kätega luua. Palume tutvuda raamatutega. Rahumeelne dialoog budisti ja moslemi vahelt. A peaceful dialogue between a buddhist and a muslim. 3. Kutse pidada Jumalat puhtaks igasugusest vajadusest järglaste järele, sest ta on üks, teda ei ole sünnitatud ega sünnita tema kedagi. Seega pole tal vajadust kedagi sigitada. Kui oleks, siis mis takistaks teda omamast 2, 3 või rohkem last? Kas see ei viiks lõpuks selleni, et neile omistatakse jumalikkus? Ja see omakorda viiks palvete ja teenimise jagunemiseni mitme Jumala vahel. Kutse pidada Jumalat puhtaks neis uskumustes omistatud alandavatest omadustest, näiteks ojudaismi ja kristluse kirjeldus Jumalast kui kahetsenust ja kurvastanust inimese loomise pärast, nagu on kirjas 1. Moosese 6. Kristlik piibel sisaldab juudi pühakirju kui oma osa, mida kutsutakse Vana Testamendiks. Kahetsus ja meeleparandus tekivad ainult vea tegemise tõttu, kui ei teatud tagajärgi. Ojudaismi ja kristluse kirjeldus Jumalast kui puhkavast pärast taeva ja maa loomist, nagu on kirjas 2. Moosese 31:17 inglise tõlke järgi ta taastas oma energia. Puhkus ja energia taastamine viitavad väsimusele ja kurnatusele. Palume tutvuda raamatutega. Võrdlus islami, kristluse ja judaismi vahel ning valik nende seast. A comparison between Islam, Christianity, Judaism and the choice between them. Kutse pidada Jumalat vabaks rassismi omadusest ja eitada väidet, mida judaism esitab, et Jumal kuulub üksnes kindlatele isikutele või rahvastele. Nii nagu inimesed on loomupäraselt loodud Jumala poolt vihkama ja tõrjuma rassismi, on Jumalale, kes selle loomupärase hoiakuna neisse istutas, täiesti sobimatu omistada omadus, mis temale ei kõlba. Kutse uskuda Jumala omaduste suurusesse, täiuslikkusesse ja kaunidusse, rõhutades tema piiritut väge, täiuslikku tarkust ja kõikehõlmavat teadmist. Kutse uskuda taevakirjadesse, prohvetitesse ja inglitesse. Tuuakse võrdlus masina ja inimese vahel, nii nagu keerulise. 4. Ehitusega masin vajab oma loojalt kasutusjuhendit, et vältida rikkeid, mille kaudu tunnistatakse selle looja olemasolu, vajab ka inimene, kes on palju keerukam kui ükski masin, juhiseid ja suuniseid, mis aitavad tal oma elu õigesti korraldada vastavalt looja seatud põhimõtetele. Need juhised tulevad Jumalalt tema valitud prohvetite kaudu, kellele ta on oma ilmutuse andnud. Inglilt, kes on määratud ilmutust tooma, seaduste ja õpetuste kujul. Kutse austada Jumala prohveteid ja sõnumitoojaid ning vabastada nad nende tegude süüdistustest, mida teised uskumused neile omistavad, kuid mis on täiesti vastuolus voorusliku inimese iseloomuga, rääkimata prohvetist. Näiteks ojudaismi ja kristluse väide, et prohvet Aaron kummardas vasikakujulist ebajumalat, ehitas selle jaoks pühamu ja käskis Iisraeli lastel seda kummardada, nagu kirjas 2. Moosese 32. On nende väide, et prohvet Lot jõi end purju ja sigitas lapsi oma 2 tütrega, nagu kirjas 1. Moosese 19:10. Selliste süüdistuste esitamine Jumala poolt valitud saadikute vastu tähendab Jumala valiku kritiseerimist, justkui ta oleks teadmatu varjatust ja puuduliku tarkusega, kuna valis kehvad eeskujud rahvaste juhatajateks. Tekib küsimus, kui prohvetid ise ei pääse sellistest ebamoraalsetest tegudest, siis kuidas saaksid nende järgijad neist hoiduda? See annaks justkui õigustuse nende tegude toimepanemiseks ja levikuks. Kutse uskuda viimasesse kohtupäeva, mil loodu äratatakse taas ellu pärast surma ning siis toimub arvestus. Usk ja head teod saavad tasuks suure autasu, igavese õndsuse, samas kui uskmatusele ja kurjale järgneb ränk karistus, vilets ja piinarikas elu.
kutse õiglasele seadusandlusele ja ülevatele õpetustele ning eelnevate usundite uskumustes leiduva moonutamise korrigeerimisele. Näide. Naine, kui juutlus ja kristlus omistavad Eevale, Aadama naisele. Rahu olgu temaga, et just tema põhjustas Aadama allumatuse, ahvatledes teda sööma keelatud puust. 1. Moosese raamat 3.12. 5. Ning et Jumal karistas teda selle eest raseduse ja sünnituse valudega, samuti ka tema järeltulijaid. 1. Moosese raamat 3.16. Siis Püha Koraan selgitas, et Aadama allumatus oli tegelikult saatana kiusatuse tagajärg ehk mitte tema naise Eeva tõttu, nagu on kirjas Suurah Al-Araf 19.22 ja Suurah Taha 120.122. Seega eemaldas islam naiste põlguse, mida varasemad religioonid selle uskumuse tõttu kandsid. Islam tuli üleskutsega austada naisi kõigis eluetappides. Näiteks ütles prohvet Muhammad, rahu olgu temaga, kohtelge naisi lahkelt. Sahih al-Bukhari ja samuti, kes kasvatab tütre, ei matta teda elusalt, ei solva teda ega eelista poega talle, selle viib Allah tema tõttu paradiisi. Ahmadi järgi edastatud sõjad judaismi ja kristluse allikates on palju sõjalugusid, mis kutsuvad üles hävitama kõik lapsed, naised, vanurid ja mehed. Nagu näiteks Joosua 6.21. See seletab tänapäevast tapmishimu ja ükskõiksust massimõrvade ja genotsiidide suhtes, nagu toimub Palestiinas. Islami tolerantsus sõdades ilmneb aga petlikkuse ja tsiviilisikute tapmise keelustamises, kaasa arvatud naised, lapsed, vanurid ja need, kes ei osale sõjas. Näiteks prohvet Muhammadi rahu olgu temaga ütlus: ärge tapke imikut, last, naist ega vanainimest. Al-Baihaqi samuti kutsus ta üles vangide vastu lahkust ilmutama ja keelas nende piinamise, isegi kui nad olid moslemite vastu sõdinud. Palume tutvuda raamatutega Islami õpetused ja kuidas need lahendavad mineviku ja oleviku probleemid. Islam's teachings and how they solve past and current problems. 3. Ime ja erakordsed sündmused, mille Jumal, Allah, teostas prohvet Muhammedi, rahu olgu temaga, kaudu, et olla tunnistuseks tema toetusest prohvetile. Need jagunevad järgmiselt. 6. Käegakatsutavad füüsilised imed nagu vesi, mis purskus tema, rahu olgu temaga, sõrmede vahelt, see mängis olulist rolli usklike päästmises mitmel korral, mil nad olid janusse suremas. Mittemateriaalsed, vaimsed imed, nagu näiteks tema palvete täitumine, näiteks vihmapalve, salat al-istisqa, millele vastati. Prohvet Muhammad, rahu olgu temaga, kuulutas ette mitmeid nägematuid tulevikusündmusi, nagu Egiptuse, Konstantinoopoli, Istanbul ja Jeruusalemma vallutamine ning islami võimu laienemine nendes piirkondades. Samuti kuulutas ta ette Askaloni vallutamise Palestiinas ja selle liitmise Gazaga, ajalooliselt tuntud kui Gaza-Askalon, öeldes: parim teie jihtist on piiride valvamine ja parim selles on Askalonis Silselat Us-Saha al-Albni. See vihjab selgelt, et see paik saab tulevikus olema suure jihti paik, kus väärikad võitlejad peavad üles näitama kannatlikkust ja visadust Allahi teel kaitsmisel. Kõik, mida ta kuulutas ette, on tõeks osutunud. Prohvet Muhammad, rahu olgu temaga, kuulutas ette mitmeid teaduslikke fakte rohkem kui 1400 aastat tagasi ning tänapäevane teadus on hiljem avastanud nende tõesuse ja täpsuse. Näiteks tema ütlus: kui seemnepiisk on olnud emakas 42 ööd, saadab Allah selle juurde ingli, kes vormib selle ja loob kuulmise, nägemise, naha, liha ja luud, muslimi poolt edastatud hadiit. Kaasaegne teadus on avastanud, et alates 43. viljastamisjärgsest päevast hakkab looteluustik arenema ning inimese kuju ilmuma, mis kinnitab prohveti sõnu. Koraani ime, kõige suurem ime, mis kestab kuni viimse
kohtupäevani. Selle ainulaadne stiil oli sedavõrd ülev, et isegi kõige kõnekaimad araabia keele meistrid ei suutnud toota isegi kõige lühemat peatükki, mis oleks sellele võrdne. 7. Püha Koraan mainib paljusid nähtamatuid asju minevikust, olevikust ja tulevikust, sealhulgas arvukaid teaduslikke fakte, mida keegi ei oleks saanud teada üle 1400 aasta tagasi. Hiljem avastas kaasaegne teadus nende väidete tõe ja täpsuse. See on olnud põhjuseks, miks paljud teadlased erinevatest teadusvaldkondadest on pöördunud islami usku. Nende hulgas, kes on avalikult avaldanud sügavat imetlust pühakirja Koraani astronoomiliste faktide vastu, on prof. Yoshihide Kosai, Toki observatooriumi direktor Jaapanis. Näiteks viide sellele, et Allah jätkab universumi laiendamist. Nagu ta ütles. Ja taeva me ehitasime väega ja meie oleme see, kes seda laiendab. Adh-Dhariyat 47. Teadlased avastasid selle teadusliku tõe alles hiljuti. Kui täpsed on Püha Koraani sõnad ja kui ülev on selle üleskutse teadmistele ja mõtisklemisele. Esimene ilmutus, mille Allah saatis Koraanist alla, oli tema ütlus, loe oma issanda nimel, kes lõi sind, al-alak, 1. Lugemine on tee teadmiste ja arusaamise juurde ning seeläbi kogu inimkonna arenguks kõigis eluvaldkondades. Palume tutvuda raamatutega Islam ja kaasaegse teaduse avastused kui tõendid Muhammedi rahu olgu temaga, prohvetluse ja sõnumi toomise kohta. Islam and the discoveries of modern science as the evidence and proofs of the prophethood and messengership of Muhammad. Peace upon him. Loogiline märkus, see, mida mainiti, on õiglane kriteerium, mida kõik erineva tasemega mõistused suudavad mõista, et tunnustada iga prohveti või sõnumitooja usaldusväärsust ning seega tema kutse ja sõnumi tõepärasust. Kui juudilt või kristlaselt küsitakse, miks uskusite teatud prohveti prohvetlusse, kuigi te ei olnud tema imede tunnistajaks, siis vastus oleks, tänu nende imede edasikandjate pidevatele ja usaldusväärsetele tunnistustele. 8. See vastus viib loogiliselt usu juurde prohvet Muhammadisse. Rahku olgu temaga, sest tema imede edasikandjate tunnistused on palju rohkem ja tugevamad kui ühegi teise prohveti puhul. Lisaks eeltoodule saab tema kutse tõesus ilmseks ka läbi tema säilinud eluloo, mida Allah on hoidnud. Esimene tema järjepidev püüd järgida ise kõike seda, millele ta teisi kutsus, nii Jumala kummardamise juhiste, ülendatud õpetuste kui ka kõrgete moraalinormide osas, koos oma vaga ja askeetliku eluviisiga selles kaduvas maailmas. Teine prohvet Muhammad, olgu rahu tema peal, lükkas tagasi mekklaste pakkumised rikkuse, kuningavõimu, au ja abiellumise kohta nende üllaimate tütardega, kui ta loobuks oma kutsest Allahi ainuõigsuse, tema puhta teenimise, ebajumalate kummardamisest loobumise, heale kutsumise ja kurja keelamise teel, samal ajal kui ta talus ränka kannatust kahju, vaenulikkuse tagakiusamise ja lõpuks ka sõdade tõttu oma rahva poolt, kes tema kutset vastustas, olgu rahu tema peal. 3. tema hoolikus õpetada oma kaaslasi ja järgijaid mitte liialdama tema kiitmises. Ta ütles, ärge liialdage minu ülistamises nii, nagu kristlased ülistasid Maarja poega. Ma olen vaid sulane, seega öelge, Allahi sulane ja tema sõnumitooja. Sahih Bukhari. 4. Allahi kaitse tema üle seni, kuni ta oma sõnumi edastas ning rahuldus anda talle võimalus rajada islamiriik. Kas see kõik ei ole piisavaks tõendiks, et tema, olgu rahu tema peal, on oma väidetes tõene ja tõeline Allahi saadik? Me täheldame, et fraas ja ta tuli 10 000 püha kaaslasega 5. Moosese raamatus 33:2 on araabiakeelsest tekstist välja jäetud pärast fraasi ja ta säras Paarani mäelt, mis sarnaneb prohvet Muhammadi, olgu rahu tema peal, ettekuulutusega, kui ta ilmus nagu päike ja tema valgus levis üle horisontide.
Moosese raamatus 21:21 on öeldud ja ta Ismael elas Paarani kõrbes ning järjepidevalt on teada, et Ismael, olgu rahu. Tema peal elas Hiasi piirkonnas. Seega Paarani mäed on Hiasi. 9. Mäed Mekka ümbruses. See viitab selgelt prohvet Muhammadile. Olgu rahu tema peal, kui ta tuli Mekkasse kui vallutaja ilma verevalamiseta ning andestas selle elanikele kaasas 10 000 kaaslast. See välja jäetud osa ja ta tuli 10 000 püha kaaslasega on kinnitatud järgmistes piiblitõlgetes King James version, American Standard Version ja Amplified Bible. Samuti on palverändurite hümnis psalmid 84:6 sõna pakka asendatud araabiakeelses tekstis, et see ei viitaks otseselt palverännakule Kaabasse, Mekkas, prohvet Muhammadi kodulinna. Me teame, et Mekkat nimetatakse ka Bakkaks. See on mainitud pühas Koraanis kui Bakka, Al-Imran 96 ja see tekst on kinnitatud näiteks King James versioonis ning teistes. Valley of Bakka, kus sõna Bakka algustäht on kirjutatud suurelt, tähistamaks, et tegemist on pärisnimega ning pärisnimesid ei tõlgita. Palume tutvuda raamatutega. Muhammad, olgu rahu tema peal, on tõepoolest Allahi prohvet. Muhammad, peace be upon him, truly is the prophet of Allah. Islami mõõdukus ja universaalsus. Islam on rahureligioon, mis võtab kõik inimesed omaks. Tunnustab nende õigusi ning kutsub uskuma kõikidesse Allahi prohvetitesse. Islam tuleb mõõdukusega kõiges, eriti usuküsimustes, ning käsitleb kristluse kõige olulisemat probleemi, milleks on Kristuse. Olgu rahu tema peal, isiku küsimus. Islam kutsub uskuma Kristuse Jeesuse, olgu rahu tema peal, prohvetlusse. Tema imelisse sündi ning imeks, et ta kõneles juba hällis kui tunnusmärk Allahilt, mis õigustas tema ema süütust seoses süüdistustega, mille juudid talle omistasid. See oli austusavaldus tema emale ning samas tõend tema enda prohvetluse ja saadikustaatuse kohta hiljem. 1.0. Ratsionaalsest vaatenurgast. See on loogiline ja mõõdukas seisukoht, mitte nagu juutide eitamine Kristuse, olgu rahu tema peal, sõnumile, nende laimud tema vastu, tema sündimise seostamine abielu rikkumisega ja tema ema solvamine ega ka nagu kristlaste liialdused ja liigne austus, millega nad omistasid talle jumalikkuse, mis seda ratsionaalsest vaatenurgast selgitab. Nii nagu puhas loomus ja terve mõistus ei saa aktsepteerida ideed inimese ja looma loomuse ühendamisest, näiteks inimese ja lehma või muu looma abiellumine, et sünniks olend, kes ühendab mõlemad loomused, poolinimene ja poollehm, sest see oleks inimese väärtuse alandamine ja tema positsiooni halvendamine. Isegi kui mõlemad, inimene ja loom, on loodud olendid, ei saa samuti puhas loomus ja terve mõistus aktsepteerida ideed jumaliku loomuse ühendamisest inimliku loomusega, et moodustada olend, kes kannab mõlemat loomust. Selline uskumus oleks Jumala väheväärtustamine ja alandamine. Jumala ja inimeste vahel on tohutu erinevus, eriti kui räägitakse isikust, kes sündis naise suguelunditest ja kelle kohta usutakse, et teda risti löödi, tapeti, maeti, peale selle, et teda solvati, sülitati, löödi ja riietest lahti kisti. Selline alandav uskumus ei sobi suurele Jumalale. On teada, et Messias, rahu olgu temaga, sõi toitu ja vajas tualetti. Selline kirjeldus ei sobi Jumalale ega ka mõte, et Jumal kehastuks loodud inimeses, kes magab, urineerib, roojab ja kannab kõhus rikutud väljaheiteid. Nii nagu väike ja piiratud anum ei suuda mahutada ookeanide vett, pole mõistlik väita, et Jumal oleks võinud olla nõrga loodu üsas. Samuti pole loogiline, et keegi kannab teise inimese pattu, isegi kui see on tema isa või ema. Ka kristluses on öeldud, vanemaid ei tohi hukata laste eest ega lapsi vanemate eest. Igaüks sureb oma patu pärast. 5. Moosese 24:16 ning samuti see, kes teeb pattu, see sureb.
Poeg ei kanna isa süüd ja isa ei kanna poja süüd. Õigetele jääb nende õiglus ja õelatele nende süü, Hesekieli 11. 18:20. Samamoodi ei ole loogiline, et Aadama järeltulijad kannaksid pattu, mida nad ei ole ise teinud, lihtsalt sellepärast, et nende esiisa Aadam sõnakuulmatuks osutus. Seega tuleb päris pattu idee tagasi lükata isegi piibli enda alusel, mistõttu ka lunastusõpetus on loogiliselt vigane mõiste. Oletame, et Aadama sõnakuulmatuse, mis seisnes vaid keelatud puuviljast söömisel, andeks andmiseks Jumala poolt oli vaja risti löömist ja tapmist, miks siis ei karistatud Aadam ise, kes oli süüdlane, vaid hoopis Messiat, kes oli kuulutaja, õiglane, õpetaja, vaga ja oma ema teeniv. Ja veelgi enam, kuidas saab väita, et Jumal ise, kes kehastus inimeseks, tuli ristil surmata ja tappa. Aga mida siis öelda inimkonna suurte pattude ja üleastumiste kohta pärast Aadamat? Kas need nõuavad uut ristilöömist ja Jumala tapmist uues inimkujus? Kui see oleks nii, vajaks inimkond tuhandeid messiaid, kes täidaksid väidetava lunastuse rolli. Miks ei andesta Jumal Aadamale tema sõnakuulmatust, kui ta juba kahetses ja meelt parandas, nagu teistegi pattude puhul? Kas ta pole selleks võimeline? Muidugi on. Ja kui Kristuse jumalikkuse väide põhineb sellel, et ta sündis ilma isata, siis mida peaksime ütlema Aadama kohta, rahu olgu temaga, kes loodi ilma isa ja emata? Kui väide Messia jumalikkuse kohta põhineb tema imetegudel, siis mida ütleme prohvet Muhamedi ja teiste prohvetite kohta, kellel oli samuti palju imesid? Kas neidki peetakse jumalaks? Muidugi mitte. On veel üks oluline loogiline selgitus. Kuna Messia loomus, keda kristlus nimetab jumalikuks lunastajaks, on kas surelik või surematu, siis on asi selge. Esimene, kui Messia loomus on surelik, siis ta ei ole Jumal ja seega ei saa olla samaaegselt Jumal ja lunastaja. See väide on tühine. Teine, kui Messia loomus on surematu, kuna ta on Jumal, siis ta ei surnud ja seega ei toimunud ka mingit lunastust. 12. See, mida oleme loogiliselt selgitanud seoses uskumuse väärusega jumaliku ja inimliku loomuse ühendamises ühes inimkujus, nagu Messia puhul väidetakse, kehtib samuti ka teiste ühiskondade uskumuste kohta läbi ajaloo, nagu Krishna Indias, Buddha Ida-Aasia rahvastel ja Horus Vana-Egiptuses, kelle lugu eelnes Messia loole. Seega on selge, et see uskumus ei ole midagi muud kui vana rahvaste müütidest, legendidest ja lugudest laenatud idee, millel puudub tõsiseltvõetav alus ilmutusel või mõistusel. Selgitus. Kristus väidab, et Kristus, rahu olgu temaga, on jumalik, kuigi ta ei öelnud seda mitte kunagi selgelt üheski evangeeliumis, mitte kordagi ta ei lausunud sõnu nagu, ma olen Jumal, või kummardage mind, samuti ei õpetanud ta seda ka oma jüngritele. Vastupidi, Matteuse 21:11 ütleb selgelt, et Kristus, rahu olgu temaga, oli prohvet, rahvahulgad vastasid, see on Jeesus. Prohvet. Nii nagu Kristus, rahu olgu temaga, õpetas oma jüngreid palvetama, palvetades ja heites end silmili maha, nagu on kirjas Matteuse 26:39. Kelle eest ta kummardas? Ja kelle poole ta palvetas? Kas mitte oma Jumala poole? Just selline ongi palve islamis. Kristus õpetas ka oma jüngreid tervitama rahutervitusega, nagu Johannese 20:21 ja 20:26 kirjeldavad. See on sama tervitus, mida kasutatakse islamis, rahu olgu sinuga, vastuseks, ja sinuga olgu rahu. Paljud inimesed ütlevad pärast islami vastuvõtmist, me oleme nüüd paremad kristlased kui varem, sest järgime tegelikult Kristuse õpetusi. Selgitame, Koraanis on terve peatükk nimega Maarja surat Mariam, mis austab Kristust ja tema ema, rahu olgu nende mõlema üle, viisil, mida piiblist ei leia. 13. Islam ülendab Jeesuse, Kristuse ja tema ema Maarja positsiooni ning kutsub üles uskuma temasse kui aulisse
prohvetisse, kelle Allah saatis, ning järgima tema õpetusi, mis on kooskõlas islami õpetusega, mille tõi prohvet Muhammad, rahu olgu temaga. Palume tutvuda raamatutega. Vaikne dialoog kristlase ja moslemi vahel. Ja miks valida islam religiooniks? A kui et dialogu epet veen a kristjan ant a muslim. Vi chose islam as a religion. Kokkuvõtteks, see esitlus on olnud objektiivne, kooskõlas terve mõistusega, mille Allah on meile andnud, et eristada õigust valest ning vastab puhaste hingede soovile tõeliste ja ülevate uskumuste järele. Siit tekib küsimus igaühele, kes on ära tundnud tõeprohvet Muhammadi, rahu olgu temaga, kutse ja islami tõepärasuse tõendite põhjal, kuid ei ole veel uskunud. Mis takistab sind siiralt kaalumast islamit ja mõtlemast sellele? Kas see pakub vastuseid küsimustele, millele teistes religioonides vastuseid ei leia, eriti seoses usu küsimustega Jumalasse? Sest sina vastutad oma uskumuste ja tõe otsimise eest oma valikutes Allahi ees. Mis kahju on sellest, kui ma võidan, valides islami, mis annab mulle loogilised ja lihtsad vastused kõigile mu küsimustele ilma, et sunniks mõistust omaks võtma teatud kontseptsiooni ja samas ei kaotama oma usku Kristusesse, rahu olgu temaga, vaid usun temasse õigel viisil, mis on kooskõlas loomusega ega lähe vastuollu selge mõistuse ja loogilise mõtlemisega. Ma ei kaota ka oma armastust ega austust tema vastu, sest Kristusel, rahu olgu temaga, on islamis kõrge ja üllas staatus, nagu ka tema emal, neitsi Maarjal, rahu olgu temaga, ning ma ei kaota usku mitte ühessegi prohvetisse. Allah juhatagu meid kõiki sellele, mis on hea ja õige.